Nii, lugupeetud volikogu, külalised, kell on 15:00 ja alustame oma volikogu istungiga. Kõigepealt teeksime ühe kohaloleku kontrolli ja kõigil seal reactions sealt, volikogu liikmed, reactions sealt on yes nupp, et siis seda kasutame ka hääletamisel. Palun panna yes volikogu liikmetel, mitte teistel. Praegu ma näen, et on 10, 11, 11, jälle 10. Margus Kraav, palun hääletada. Kohaloleku kontrolli. Nii, tundub, et meid on kohal 11 volikogu liiget. Nii. 13 peaks kohal olema ja 13. Arnol ja Margusel ei ole hääletust üleval. Margus hääletas korra, aga võttis maha, oli 12 ja Arno. Ma võin uuesti proovida. Sa said hääletada ilusti, oli, korraks oli sees. Minu arust oli korras. Ta läheb ise maha või? Ei lähe. Mul näitab ise maha minemist. Sa paned 2 klikki või ma ei tea. Ei, ma ei pane midagi, ta läheb ise maha. Selge. Siis 13 inimest on kohal volikogu liikmetest. Et vajutage uuesti yes'i peale, võtke oma hääletus maha. Nii. Helle, palun pane päevakorra eelnõu meile ekraanile. Muidu on läinud kogu aeg sisse. Ja kõik, kes ei räägi, lülitage mikrofon välja. Majandusse mitte kunagi varem investeeritud. Investeeringute peamine eesmärk on Helle ütleb, ei saa jagada. Ahah, nii jah. Proovi nüüd, Helle. Kus on nägu? Tuli. Ei, see ei ole siin. Helle, proovi jagada päevakorda meile. Nii, aitäh. Lugupeetud volikogu, teile on ette kuvatud ekraanile tänane päevakord. Vallavalitsuse infominutid, ülevaade sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus tegevustest, Setomaa vallavolikogu määruse number 4 muutmine, määruste kehtetuks tunnistamine, vara soetamine, ehituse peremehetuse tuvastamine ja arvelevõtmine, Setomaa valla teehoiukava aastaks 2021–2024 kinnitamine, Setomaa valla korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord, avaldused ja kirjad ja järgmisest istungist. Kas volikogu liikmetel on päevakorra suhtes mingeid märkusi, küsimusi või ettepanekuid?
kas keegi nõuab päevakorra hääletamist? Kui keegi ei nõua, siis on ühehäälselt kinnitatud. Kõik, kes soovivad sõna saada, peaksid siis tõstma kätt nupu alt reactions ja nupuga raise hand. Ühtegi sõnavõttu soovi või soovi ka, et hääletaksime päevakorda ei ole. Sellega on volikogu päevakord kinnitanud, et tänasest istungist läheb ka otseülekanne Facebooki Setomaa valla lehele. Praegu ülekanne käib. Alustame siis oma päevakorraga ja vallavalitsuse infominutid sõna vallavanem Raul Kudrele. Tervist, jagaksin ka. Saad jagada? Püüaksin siis kokku võtta, mis siin kuu aja jooksul toimunud on, et jällegi lühidalt ka nagu eelarvelised numbrid, et kuidas meil läinud on, et tulumaks on siis kassapõhiliselt laekunud 33,04%, see on tegelikult täpselt see, mis me oleme planeerinud. Maamaks on siis tulnud, protsentuaalselt maamaks on tulnud 107 252, et esimene maamaks ja selline suurem maksekohustus on nüüd ära tulnud. Võib-olla natuke oleks võinud rohkem olla, aga ma usun, et ka täitsa normaalne võrreldes eelmiste aastatega. Põhitegevuse tulusi oleme siis täitnud 1 765 000, see on 32,64% ja kulusi oleme siis teinud 1,368 miljonit, see on 25,32%. Ja põhitegevuse tulem on praegu nagu hästi kõrge protsentuaalselt ka, et siis 396 000. Ja likviidseid varasi vahendeid on meil siis arvel praegu 2,2 miljonit peaaegu, millest on siis edasikantav raha kusagil 600 000. Et need on siis 2 Euroopa Liidu nagu projekti Vene partneritele edasikantav. Ma panen siia ka siis ikkagi seda COVID infot. Praegu tundub nagu iseenesest nagu meil ka see värv ilus, aga siin mingi nädal aega tagasi hakkas Terviseamet jagama ja edastama 7 päeva nakatumistabeleid, mitte 14 päeva nakatumistabeleid. Siis meie vallas on praegu 14 päeva nakatamise arv 13, mis on tegelikult ikkagi päris kõrge. Aga praegu on siin see 7 päeva jooksul 2, mida siis edastatakse ja 63 on see nakatumiskordaja, et see tundub, et päris nagu hea juba, aga võib öelda, et eile tuli ka üks juurde, nii et meil ikkagi nagu liigub ka seda. COVID-i osas ei tohi kindlasti siiski nagu niimoodi nagu püksirihma nagu lõdvaks lasta, et igal juhul tuleb nagu jälgida ja valla näitaja sõltubki siis sisuliselt 5-6 ka inimesest, kes nakatuvad, nii kohe viskab meil tegelikult siis selle nagu üles ja kui siin nädal aega tagasi olime tegelikult siis Eestis nakatumiskordaja osas 3. kohal ja see oli see 14 päeva nagu nakatumiskordaja. Et ega ta nüüd veel kuhugi nagu kadunud ei ole. Nii, töötajad. Esmaspäevast on muuseumi direktor, siis ajutiselt ära oleva muuseumi direktori asemel tööl Ivo Posti, endine ka Narva muuseumite direktor, siis hooldekodu direktor Anne Mägi töötab, lastekaitsespetsialist Karin Suur sellest nädalast tööl ja Meremäe kooli direktor Kristi Põldoja ka juba paar nädalat tööl. Ja tegelikult raamatukogu juhatajad ikkagi otsime, konkurss on nagu
vahepeal küll tundus, et leiame, aga konkurss on homseni ja tegelikult 2 kandidaati on ka nagu olemas, et ma loodan, et siis raamatukogu juhatajaga leiame. Vallavalitsuse istungitelt, et oleme vallavalitsus ikkagi iga nädal kindlalt ühe korra istub koos ja millised sellised põhilised, et siis projektipõhise integreeritud hoolekandeteenuse osutamine, esimene klient, siis üksikute puude raieloa väljastamine, neid on tegelikult nagu mitmeid siin, et veel ka, et vald üldjuhul ise taotleb ka enda maadel ja siis inimesed ka siin, et kevadine aeg ja tuleb neid puid ka võib-olla maha võtta, mis on murdunud ja viletsas olukorras. Siis projekteerimistingimuste väljastamine, see puudutab siis Luhamaa külaplatsi, Mäsi tuletõrjehoone püstitamiseks, see on siis vabatahtliku tuletõrjedepoo projekteerimiseks. Me suudame selle niinimetatud selle riigi poolt niinimetatud katuserahadega ära teha eelprojekti staadiumis ja siis vaatab samm-sammult edasi. Setomaa valla pinnas- ja kruusakattega teede massipiirangu lõpetamine, siis ka lihtmenetlusega hanke Setomaa valla kohalike kruusateede tolmutõrje teostamine aastateks siis 21 ja 22, pakkumise edukaks tunnistamine, et 8 aastaks siis on tolmutõrje tegija ka olemas. Siis kasutusloa väljastamine siin väikse elektrijaama kasutusele võtmiseks. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine, neid on mitu olnud ja ka hooldajatega seotud korraldusi. Siis kuningriigipäeva piletihindade ja laada kohatasude kehtestamine. Et kui nüüd, mis nagu kõigile teadmiseks, mis on nagu erinevad, sellel aastal ei ole parkimistasu, vaid on piletihinnale tegelikult see vähekene juurde pandud, sest Lobotkas on nagu väga keeruline parkimist korraldada, ei ole selliseid suuri parklaid, kuhu nagu saame, meil on väga kiirelt vaja parkida autod ja sellepärast me otsustasime siin nii, et me suudame parkimise korraldada, aga tegelikult pileteid parkimise korraldus, autopiletit ei võta, vaid kõik on selle tessime natuke tavapileti hinda. Et see erinevus on, muidu on kõik muu sama. Eluruumi üürile andmisi on meil Meremäe külas kasutusloa väljastamine, see on siis pikk tänav 3. korrusel käsitöö kogu poolt siis projekti põhjal tehtud hoonete ruumide kasutuselevõtuks. Lihtmenetlusega hange, Setomaa valla tänavavalgustatud taristu renoveerimise lisatööd välja kuulutamine. Meil, kuna me odavamalt saime kogu selle tänavavalgustuse hanke, tegelikult siis ju on üle valla siis olemasolev nagu taristu renoveeritud ja päris kõvasti neid poste ka juurde pandud, et valgustuskohti, aga natuke raha seal üle, siis tegime veel lisahanke osadele postidele või valgustitele ja see on ka juba avatud ja edukaks pole tunnistatud, nii et oli seal pakkujaid oli. Saame natukene veel juurde. Nii, siis sundvalduse seadmine Setomaa vallas pikk 35 maaüksusele, see on seoses elektrikaabliga ja see on laululava kinnistule. Siin projekteerimistingimuste väljastamine Saatse külas väikse elektrijaam, siis riigihanke Värska gümnaasiumi projekteerimistööd pakkuja edukaks tunnistamine ja eduka pakkuja kvalifitseerumine, et sellega on nüüd ka juba siis leping sõlmitud ja projekteerijaks on Hirvesoo arhitektuuribüroo koos siis osaühing Korsoniga.
ja kas siis see, et vallavara tasuta rendile andmine Saatse küla, jutt käib siis Saatse külaplatsist ja MTÜ Saatse rinnale. Seal on ka siis Setomaa arenguprogrammi toetus selle külaplatsi ja selle lava ja ehituseks ja arengutuseks. Et need olid nagu sellised vallavalitsuse teemad. Mis muud siis nagu huvitav oli kokku võtta või et kui palju me tegelikult siis ka niinimetatud nagu vald või kuidagi Setomaa vallas siis inimestele või ka ettevõtted natuke raha jaotatakse, et tegelikult on siis ära hinnatud hajaasustuse programm, Kagu-Eesti spetsialistide programm, Noored Setomaale programm ja Setomaa edendusfond, mis otseselt ei ole valla teha, kuid ikkagi ütleme nii, et praegu see volikogu nagu soov ja see on siis läbi Setomaa liidu. Nii et kokku on sisuliselt siin jagamisele läheb 180 000 ja hajaasustuse programmi hindamine on veel tegemata, teised on juba tehtud ja nagu ka välja valitud. Ja soov midagi ära teha on päris suur ja konkurents on päris nagu tihe, nii et nagu hea meel selle üle. Mis veel, et kui olete sattunud, et koduleht on välimust muutnud meil, seal on kindlasti see ümbertõstmisega just valla koduleht, et siis selle ümbertõstmisega on milliseidki tühju kohti või ole kõik see, siis võite kommunikatsioonispetsialistile meil ka teada anda kohe, et see tahab parandamist, aga saame ise ka seda paremaks saada. Mustkatte remondihange käib, siin siis hööveldusring on teedele tehtud, massipiirangud maha võetud. Tegeldud on ka veel avalike jäätmekonteineritega, mis on siis taaskasutusorganisatsioonide nagu kohustus vallast nagu ära vedada, need on need pakendid ja klaas ja kõik muu, sest nad tahavad seal ka natuke sullerdada ja praegu meie spetsialist seal siis peab läbirääkimisi ja täpsustab aegu ja võib-olla ka veel mingi prügikastide muutusi ja et keskkonnaspetsialistile siis ka infot anda, et kui midagi näete, et mingi konteinerid liialt tihedalt täituvad ja kas annab midagi muuta seal, et seal ta on komplitseeritud, et seda teeb see taaskasutusorganisatsioonid teevad 6 kord, on neil kohustus seaduse järgi ainult nagu tühjendada, aga tegeleme ja mul on tunne, et paremaks läinud ja läheb veel paremaks. Siis majasiseselt on ka siin üldplaneeringut üle vaadatud ja täiendusi tehtud ja antud nagu ideid, et kuidas, mida kajastada ja üldplaneeringu menetlus käib edasi. Ehituste poole pealt Luhamaa külakeskus, Mikitamäe hooldekodu, Meremäe koolimaja ehitused käivad. Värska gümnaasiumi Katlamaa lammutus siin alati ja see on ka jällegi siis see lammutustoetuse nagu abil tehtud, et me oleme sellel aastal, eelmisel aastal ka, et päris nagu hästi neid saanud ja püüame jätkuvalt siis veel taotleda, kui midagi nüüd veel silmapiirib. Ja mul on ka paar volikogu inimest andnud või enne volikogu küsinud paar küsimust, et saan kohe need ka ära vastata. Et meil on valla eelarvesse planeeritud niinimetatud nagu teedeohutuse ja külasiltide summa, et mis me eelmisel aastal ka nagu arutasime ja selle tegevused on, et kuna ta on investeeringuna ette nähtud, siis tuleb nad nagu ühe objektina nagu teostada ja Lauri on siin praegu juba kogunud sellise ohutust või ohtlike kohtade nagu märkide teemat ja me plaanime sellega nagu külasiltide tähistuse ka nagu välja kuulutada, et kes soovivad ja siis
siis on näha, kui palju nagu tuleb, et kas on selleks ka võib-olla vaja komisjoni kaasata, et kui väga palju tuleb, et kuidas me nagu siis alustame. Nii et see siin käib ja ma arvan, et ta on nagu suve teiseks pooleks on need ka tehtud. See oli ka küsimus sellest, et on märgata, et üks matkarada on nagu juurde tulnud niisugune rohevalge märgiga ja kleepsudega ja see tõesti on nagu siis alates nagu selle projektiga nagu Riiast kuni Tallinnani välja minev matkarada, mis siis läbib ka Setomaa valda ja Eestis veel Rõuge, nagu siin Lõuna-Eestis Rõuge valda ja Põhja-Eestist läheb ta läbi siis Peipsi äärt mööda kuni siin Tallinnani välja. See on juhtpartner on siin siis Läti maaturism ja meie tegelikult saime sellega Õrsava matkaraja sillad investeeringuna, mis on päris suur summa ja see kogumaksumus sellel projektil on 1,2 miljonit, aga Setomaa turism on siis meie nagu see partner nagu selles projektis. Ja vald siin just selle investeeringu oma osaluse pani, nii et see oli juba paar aastat tagasi ära tehtud. Ja kes võib-olla siin tahab näha, et siis see rada on päris uhkelt ja ta tuleb juba veel ka Leedust ja veel kaugemalt, et päris uhke rada. Ja me siin ikkagi ei saa nagu mainimata jätta seda, et meil on arengukavas ka, et nende matkaradade loomine, terviseradade loomine nagu vald on niinimetatud nagu turismile suunatud ja kuurortile siis minule ikkagi pähe ei mahu, kuidas volikogu liige paneb ka ühe terviseraja kinni ja kuidas siis saab vallavalitsus sellega nagu nende arengukava eesmärke nagu täita ja ega kõik need matkarajad on ka ikkagi hea tahte peale päris palju siin avalikke teid pidi nagu üles ehitatud. Ja Katrin küsis ka veel koolide klassiruumide ventilatsiooni osas, et seoses selle COVID-i teemaga ka, et meil ei ole tõesti sisse-väljapukkega ventilatsioone, aga riik ütleb see, et õpperuumi ühes nagu liitris peaks olema teatud arv süsinikdioksiidi võib-olla ja meil on millinegi pikemat aega tagasi on nagu mõõdetud, küll ma tean, Värskas ja praegu, aga meil on nagu piisavalt suured klassiruumid ja lapsi väga palju nagu klassiruumi ei ole või ütleme seda täituvust ja õpetajad tuulutavad pidevalt, nii et meil põhimõtteliselt ei tõuse see üle normi, aga igal juhul ta nagu tagatud sellega ei ole, et meil oleks nagu ventilatsioon nii korras ja kõik, et me ei pea nagu selle pärast muretsema. Et seal on kindlasti edasiminekut vaja, aga see tähendab tegelikult kõikide koolide sisuliselt ikkagi rekonstrueerimist ja ventilatsioonisüsteemiga nagu sundventilatsioonisüsteemiga nagu siis nagu tagamist või ehitamist. Nii et ma ütleks nii, et ta praegu nagu normidele vastab, aga igal juhul mingi koolipäeva lõpuks, kus on võib-olla suuremad klassid, võib tekkida see, et on see CO2 kontsentratsioon võib-olla kõrgem mingi lühikest aega. Nii et see on see vastus ja kõik praegu koolidirektorid ka vastasid, et nende teada nagu mõõtmisi tehtud ei ole siin lähiajal, aga ma tean, et Terviseamet on ikkagi vahepeal nagu mõõtmas käinud neid koolide või klassiruumi.
ja sellega ongi minu pool kõik. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on küsimusi vallavanemale? Palun anda käega märku. Ei näe. Aitäh vallavanemale. Järgmiseks päevakorrapunktiks on meil ülevaade sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus tegevusest ja ma nägin, et Tiit Toots on ka meil siin olemas ja annan sõna Tiit Tootsile. Palun. Ja tere päevast, austatud Setomaa volikogu liikmed. Jagan ka oma ekraani. Kas on esitlus näha? Jah, kõik on väga hästi näha. Täispildina ilma märkmeta. Täispildina ilma märkmeta. Ja, et tänan võimaluse eest siis tutvustada Võrumaa Arenduskeskuse tegevust tänasel volikogu istungil. Et siis Võrumaa Arenduskeskus on 2017. aastal asutatud Võru maakonna omavalitsuste poolt ja me oleme siis maakonna omavalitsuste esindus- ja arendusorganisatsioon. Ja oma tegevusele saame suuresti sisendit omavalitsuste käest. Meie selle aasta eelarve on enam kui 1,3 miljonit eurot. See on siis koos projektidega. Ja meie nagu rahastajad, siis suurem osa raha tuleb meil projektidest, siis riigi erinevate ministeeriumite, riigiasutuste käest ja ka omavalitsuste poolt siis läbi tegevustoetuse ja erinevate projektitoetuste läbi. Meie nõukogus on 9 liiget, asutajate poolt 5 liiget, Setomaa valda esindab siis vallavanem Raul Pudre. Lisaks on ka Võrumaa Omavalitsuste Liit määranud 4 esindajat ja Setomaa poolelt on seal Vello Saar. Juhatus on meil 1-liikmeline ja meil on üle 20 töökoha, tähtajatuid lepinguid on 13,2 ja projektipõhiseid ehk tähtajalisi 7,6. Selle aasta alguses me kehtestasime siis uue struktuuri, et sihtasutuse juhtimist selgemaks teha. Eks meil on 2 suunda, on ettevõtlussuund ja heaolusuund. Et ühe alla siis nagu nimigi ütleb ettevõtlustegevused ja teise valdkonna all siis sellised pehmemad tegevused. Ja lisaks on ka horisontaalsed töökohad, kes tegelevad siis arendusega, Europrojekt ja erinevad projektid ja programmid ning viisad. Ja tegevused on jagatud 4 plokki või sellise valdkonda, et esimene valdkond on kohalike omavalitsuste valitsemise toetamine, ehk siis viime läbi erinevaid analüüse, kogume infot, tegevusplaane, samamoodi maakonna arengustrateegiat, koostame, uuendame ja teeme elluviimise seiret, maakonna heaoluprofiil meie all ja viime ellu ka erinevaid analüüsiprojekte, mis aitavad kaasa maakonna arengustrateegia elluviimisele ja annavad sisendit ka erinevate tegevuste jaoks. Siis tutvustame erinevaid praktikaid siis läbi õppereiside, et praegusel ajal sellist füüsilist õppereisid ei ole võimalikud, aga näiteks veebruaris me tegime virtuaalse haridusvaldkonna õppereisi ja anname välja ka erinevaid videoklippe, artikleid heade praktikate kohta. Siis teeme ka erinevaid pilootprojekte ja anname ka võimaluse maakonna inimestel osaleda erinevatel aruteluruumidel, et siis erinevad nõukogud, ümarlauad ja näiteks on ka käivitamisel ettevõtlusalade arendamise tugivõrgustik. Siis kodanike ettevõtjate omavalitsuste võrgustike võimestamise all on siis meil erinevad võrgustikud, kus me ise osaleme või mida me juhime ja mis kõik toetavad
maakonna arengut, ehk siis arenduskeskus üksi ei suuda tagada maakonna arengut, vaid see on meie kõigi ühine pingutus ja töö ja siis läbi võrgustike neid tegevusi saabki koordineerida ja ellu viia. Lisaks siis erinevad nõustamised nii ettevõtjatele, vabaühendusetele kui ka Euroopa Liidu teemalised. Viime ka läbi erinevaid toetusvoore ja siis ka erinevad kokkusaamiskohad, nii Munkkimaal loometalgud, Euroopa Europe Directi projekti raames teeme ka filmikohvikuid, kus siis saab tasuta vaadata Euroopa väärtfilmi ja sellele järgnevad siis erinevad arutelud. Ja praegu on ettevalmistamisel ka koostöös kultuuripealinna tiimiga kultuurikompass, mis siis läheb virtuaalsena eetrisse Võru maakonnast ja teemaks on, kuidas rääkida oma lugu. Lisaks on ka meie üks roll ka esindamine ja tunnustamine. Tunnustusi anname välja koostöös kohalike omavalitsustega. Äsja just lõppes aasta ema valimine ja aasta ema tiitlis anname välja 9. mail toimuval virtuaalsel tunnustusüritusel. Praegu on võimalik esitada ettevõtlik kooli edulugudele oma ettepanekuid ja samamoodi ka tunnustada täiskasvanud õppijaid. Ühe olulise blokina on ka meil organisatsiooni toimimine, ehk siis meie kõige olulisem ressurss on meie töötajad ja on oluline, et meie töötajad oleksid tegusad ja motiveeritud. Kui rääkida meil suundade kaupa, et siis arendus horisontaali suunas on meil üheks fookusteemaks maakondliku mahekokkuleppe täitmiseks vajalikud tegevused, et maakondlik mahekokkuleppe, et see algatus, ma arvan, et sai alguse Setomaalt, ehk siis eelmise aasta sügisel me sõlmisime maakondliku mahekokkuleppe, kus kõik meie maakonna omavalitsusjuhid kirjutasid alla ja lisaks Setomaa liit ja Võrumaa arenduskeskus ja selle mahekokkuleppe sisuks on see, et aastaks 2024 peaks olema meil haridusasutustes vähemalt 20% toidu toorainest mahe. Ja sellele aitab tegusalt kaasa ka Setomaa liidu projektid, kus siis on 10 haridusasutust sees ja lisaks on meil ka maakondlikult algatatud üks projekt, kus me analüüsime seda, mis seis täna haridusasutustes on mahetoiduga, palju seda kasutusel on, lisaks vaatame üle, et mida turu peal on pakkuda, ehk siis kaardistame ka ettevõtjad ära ja valmib ka tegevuskava, kuidas aastaks 2024 see eesmärk saavutada. Lisaks arendame me koostöös kultuuripealinna tiimiga külas.ee platvormi, mis on siis teenuste vahendamise platvorm, kus kohalikud inimesed saavad üles panna enda poolt pakutava elamusteenuse ja mida siis piirkonda külastavad inimesed saavad seda platvormilt osta. Selle nüüd mai lõpp, juuni algus me tuleme selle platvormiga välja. Seda me alustame ja piloteerime siis Võru maakonna baasil ja plaanis on see laiendada siis üle kultuuripealinna piirkonna. Siis uuel nädalal meil algab uus Europe Direct Lõuna-Eesti projektiperiood, eks me saime uueks perioodiks rahastuse ja kui varasemalt oli tegemist siis Võru keskusega, siis nüüd me laieneme üle Lõuna-Eesti ja seal on ühelt poolt ongi see Euroopa Liidu alase teabe jagamine, aga teistpidi ka selliste maakondlike ürituste organiseerimine, kus me tutvustame Euroopa Liiduga seotud tegevusi ja 9. mail on siis toimumas Euroopa päev Võru keskväljakul, aga see on ka osaliselt virtuaalne. Siis kuna nüüd järjest muutub olulisemaks ka rohekokkuleppe täitmine, siis just äsja me esitasime koostöös omavalitsustega ühe taotluse, mille väljundiks, kui me raha saame, siis me hakkame koostama maakondliku energia- ja kliimakava, kus me saame väljundina tegevuskava, kuidas siis täita Euroopa Liidu kliimaeesmärke Võru maakonnas. Sealt tuleb ka sisend iga omavalitsuse arengukavva. Siis oleme tegelenud erinevate ühenduste parandamiseks vajalike eeltegevustega, et just täna oli
kiire interneti viimase miili teemane kohtumine koostöös MKM-i ja Lõuna-Eesti arendusorganisatsioonidega, ehk siis oleme läbirääkimiste tulemusel saavutanud selle, et uuel perioodil läheb jagamisele 69 miljonit eurot. Et see raha jaotatakse ära maakondade vahel, et kui varasemalt oli üle-eestiline jaotus, siis on nüüd igale maakonnale kindel summa, mille eest saab ühendusi rajada. Ja lisaks, et sellest 69 miljonist ei piisa, et tagada kõigile Eesti elanikele vajaliku kiirusega internet, et teeme lisaks ka ühe suure pöördumise MKM-i poole, et leida lisavahendeid, et oleks kiire internet kõigile tagatud. Lisaks oleme teede ja just nimelt kruusateede osas läbirääkimisi pidanud Transpordiametiga ja praegu oleme jõudnud selleni, et üle 50 auto ööpäevas liikluskoormusega teede, mida riik on võtnud eesmärgiks aastaks siis 2030 viia mustkatte alla. Kui varasemalt oli ainult seal Transpordiamet hindas oma metoodika alusel ja lisas sinna indeksid, siis on jõudnud selleni, et iga maakond saab samamoodi sinna indeksi tabelisse oma prioriteete seada. Ja see käib siis läbi arenduskeskusega, omavalitsused sinna sisendid anda. Ja lisaks peame ka läbirääkimisi, et kuidas, et mis alustel saaks regionaalselt olulisi kruusateid, kus liikluskoormus on alla 50 auto ööpäevas, ka sinna riiklikusse investeeringute kavasse. Kui teil on selles kohas häid mõtteid, et siis need on teretulnud. Lisaks on meil väga hea koostöö Kagu-Eesti tasemel, et oleme käivitanud kaugtöövõrgustiku Kupland, mille eesmärgiks on siis koondada enda alla neid ettevõtjaid, kes on huvitatud kaugtööteenuse pakkumisest ja samamoodi ka kaugtöö propageerimine üle Eesti ja siia kaugtööklientide toomine. Samamoodi viime ellu ka siis Kagu-Eesti programmi raames Kagu-Eesti mainekava tegevusi, kus on all turismivaldkond, välisinvesteeringute piirkonda meelitamine ja kaugtöö. Ja ka Lõuna-Eesti koostöö, et tegelikult Lõuna-Eesti koostööst me nende ühenduste parandamist teemegi. Ja praegu on ka planeerimisel juuli alguses suur taristuseminar, kuhu siis kutsume nii riigi esindajad kui ka omavalitsuste esindajaid, et üheskoos mõelda lahendusi, kuidas Lõuna-Eestis ühendusi nii teid, rongiliiklust kui ka side poolt parandada. Samamoodi viime läbi ka erinevaid toetusvoore, et siin Setomaa programmi eelvoorud viisatoetusi menetleme ja ka maakonna arengustrateegia elluviimise meede, kus siis just äsja tuli teade, et 2021 aasta objekt on Värska laululava rajamine ja oleme ka kohe käivitamas uue perioodi objektide otsimist, et sinna saavad omavalitsused oma sisendit anda. Ettevõtlussuunal on meil üheks fookustegevuseks tööstus- ja ettevõtlusalade arendamiseks vajalikud tegevused. Ehk siis selle aasta algul valmis Kagu-Eesti tööstusalade analüüs, kus toodi välja siis üle 30 tööstusala Kagu-Eestist, sealhulgas ka tööstusalad Setomaa vallast. Et oli nii Koidula, Luhamaa, Lobotka, kui ma eksi, ja Obinitsa tööstusalad ja sellest analüüsist me planeerime ka järgmist samme, et riigiga läbirääkimist, riigimaade munitsipaliseerimist tööstusalade rajamiseks siis sobiva toetusmeetme väljatöötamist, et neid tööstusalasid arendada, ehk siis tekiks toode investorile. Ja lisaks ka siis vajalikud turundustegevused, et seda me teeme siis üle Kagu-Eestiliselt Kagu-Eesti mainekava raames. Siis suure projekti all on meil 3 võrgustikku, mis on turismi, toiduvõrgustik ja puiduklaster. Siis osaleme siiamaani aktiivselt Lõuna-Eesti turismiklastri käivitamisel, et seal on ka väga tublisti aidanud kaasa mõelnud ja ka turismiklastri liikmele täna mõtleb kaasa Vello Saar. Siis on üks oluline valdkond ka noorte ettevõtlikkust toetavad tegevused, et siis läbi ettevõtliku kooli on Setomaa poolelt sinna liitunud Värska lasteaed, Värska gümnaasium, Meremäe kool ja Mikitamäe kool.
siis viime läbi erinevaid koolitusi ettevõtjatele, et näiteks praegust on käimas alustava ettevõtja baaskoolitus. Ja nõustamised, et nüüd on peagi lisandumas üks nõustamine meie portfelli, ehk siis koostöös KredExiga hakkame nõustama korteriühistuid, kuidas KredExist toetust küsida kortermajades soojustamist ja energiasäästu tegevuste jaoks ja meie eesmärgiks on ka korteriühistuid rohkem innustada neid toetusi küsima. Heaolu suunal, et viime läbi Vunkimana loometalguid, et selle kevadised loometalgud olid esialgu plaanis teha Värskas, aga kuna COVID-i olukord seda ei võimaldanud, et siis me tegime maailma esimesed virtuaalsed loometalgud. Siia ma panin ka meeskondade pildid, et siin on ka mõned volikogu liikmed piltide peal, et siis Setomaalt oli mitmeid teemasid, et üks Setomaa teema oma Kiil latsiaia oli siis loometalgute võitja ja lisaks sai ka keskkonnasõbralikkuse eripreemia. Lisaks oli Tee Lustivanker, kogukonna talgud, Setomaa ja Võrumaa ülepiirine kuuktüü, ehk siis ma arvan, et läbi loometalgute said need ideed ühtepidi nagu rohkem sellist suunda ja fookust ja teistpidi ka Vunkimano ja kindlasti nendest ideedest me kuuleme edaspidi ja ma arvan, et ja loodan, et kindlasti ka Setomaa poole pealt aitate kaasa, et need ideed saaksid ellu viidud. Kindlasti need ideed toetavad ka maakondlikku arengut. Ja järgmisel kevadel proovime siis teha füüsilise kokkusaamisel loometalgud siis Värskas. Siis heaolu valdkonnas korraldame ka heaolu ümarlaudasid, kus me arutame erinevaid heaolu teemasid. Samamoodi on heaolu on meil kultuuri- kui haridusvõrgustikud, turvalise nõukogu liikluskomisjon, nõustan vabaühendusi ja on erinevad taotlusvoorud, et kohaliku omaalgatuse programmi voor peaks lõppema homme. Panin siia ka ühe sellise pildi heaolu valdkonna projektidest, mis ka meil praegust on käimas, et siis on sellise keerulise sõnaga sotsiaalse innovatsiooni ja ökosüsteemi arendamine, aga tegelikult maakeeli on siis selline teenuste osutamisel uudsete lahenduste leidmine, kodanike kaasamisel uudsete lahenduste leidmine ja eks siis see algatus kasvas meil välja sellest ühest rahvusvahelist projektist, kus me siis töötasime välja Vunkimana loometalgute metoodika ja esimestel aastatel need loometalgud ellu viisime. Et ka loometalgute metoodikat me oleme ka viinud rahvusvaheliseks, eks meil on üks rahvusvaheline projekt Ungari ja Rumeeniaga, kus me siis seda metoodika, kus me tegime õppematerjali ja juhendi. Me oleme partneriks ühes projektis, mida veab eest Siseministeerium koos kodanikuühiskonna sihtkapitaliga. Selleks on sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse loomine. Ehk siis see on pilootprojekt 24 kuud, mille käigus siis luuakse kompetentsikeskuse kontseptsioon ja tegevusplaan. Ja tegevusplaan just selliseks, et see keskus oleks jätkusuutlik pärast seda pilootprojekti aega. Meie huvi on see, et me oleksime selles projektis siis selline pilootpiirkond ja kuidaspidi kompetentsikeskus käivituks. Neid piloottegevusi testitakse siis Võru maakonnas. Lisaks on meil siis ka erinevad rahvusvaheliste kohalikud projektid, et näiteks EU Areenas, kus me siis koostöös rahvusvaheliste partneritega otsime uusi võimalusi, kuidas arendada kodanike kogukonna ja kohaliku omavalitsuse vahelist dialoogi ja kodanikke võimestada ja tuua rohkem kodanikke kaasa rääkima nii omavalitsuse kui ka maakonna arengus. Et ma arvan, et kõik me oleme nagu hädas sellega, et kui me koostame mingid arengudokumente, et kuidas nagu inimesi kaasa tuua mõtlema. Lisaks on üks Vestaprojekt koostöös omavalitsustega, kus siis on eesmärgiks vaimse tervise häiretega eakate toimetuleku parandamine nende kodus ja ka läbi teenuse osutamine ka anda võimalus nende lähedastele osaleda tööturul.
ja lisaks me soovime läbi selle projekti nagu proovida seda, et kas meil on võimalik korjata selliseid andmeid, kus me saame läbi andmeanalüüsi ka ennetada neid haigusi või varajast märkamist ja erinevate teenustega hoida inimesi nagu aktiivsena, et me ei märkaks neid liiga hilja, kui on juba nagu selliste ennetavate teenuste jaoks hilja. Ja siin on meil veel lisaks SIIB-i projekt ehk siis ühiskondliku mõjuosakut, kus siis testitakse teenuste ostmist tulemuse põhiselt ja siis sotsiaalse ettevõtluse inkubatsiooniprogramm, et kus siis on 3 peamist tegevussuunda, uuringud ja analüüsid, siis võimekuse loomine, et praegu on avatud kandideerimine inkubatsiooniprogrammi Võru maakonnas, teine programm toimub Tallinnas ja siis lisaks ka teadmiste vahetamine ja suhete loomine, et see on erinevad ümarlauad osapoolte vahel. Et minu poolt kõik, et tänan teid kuulamise eest, julgustan teid igati kaasa mõtlema ja ka oma ideid ja mõtteid meile nagu saatma ja ka selles mõttes meiega ühendust võtma, et kui ma alguses ütlesin, et arenduskeskuse näol on tegemist siis omavalitsuste poolt asutatud arendus- ja koostööorganisatsiooniga. Aga aitäh! Aitäh, Tiit! Kas volikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi? Palun käega märku anda. Ühtegi küsimust ei ole. Aitäh, Tiit, oli põhjalik ettekande, nii et rääkisid kõik ära. Volikogu liikmetel ei jäänudki midagi küsida üle. Tuma ja head tervist teile! Aitüma! Nii, järgmine päevakorrapunkt on meil Setomaa vallavolikogu 29.03.2018 määruse number 4 Setomaa valla põhimäärus muutmine. Ettekandeks sõna Martin Sulbile. Ja, tere ka minu poolt, lugupeetud volikogu liikmed ja külalised. Et teie ees on siis Setomaa valla põhimääruse paragrahvi 35 täiendamise eelnõu ja algatuse on saanud see pigem selline märgukiri valdade linnade liidult, mis on siis öelnud, et põhimäärustes oleks vaja ära reguleerida siis olukord, kus vallavanema või linnapea äraolek ei ole ette teada. Need on siis situatsioonid, kus vallavanem või linnapea on töövõimetuslehel või siis kehtib tal ka toimingupiirang. Ja olen siin uurinud siis erinevaid praktikaid ja olen konsulteerinud siis Rahandusministeeriumi juristidega, et milline sõnastus kõige parem on. Ja enamikes omavalitsustes, kus on siis olemas abivallavanemad või abilinnapead, on asendajaks struktuuris siis nemad määratud. Aga meie situatsioonis on siis kõige mõistlikum rakendada sõnastust, kus siis vallavanema asendajaks oleks vallavalitsuse vanim liige. Seda siis olukordades, kus vallavanema äraolek ei ole ette teada või kehtib tal toimingupiirang. Ja sellest tulenevalt on siis teie ette see eelnõu toodud. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Polli Röösikovile. Aitäh, tere! Lugupeetud volikogu esimees, liikmed, vallavalitsus, vallavanem. Arenduskomisjon oli koos esmaspäeval 26. aprillil Zoomis ja vaatasime need asjad läbi ja vastuväiteid ei olnud, seega minu ettepanek on võtta vastu määruse eelnõu määrusena. Aitäh! Lugupeetud volikogu liikmed, kas on teil ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda.
Ei näe ühtegi küsimust. Lugupeetud volikogu liikmed, kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Palun käega märku anda. Sõnavõtusoove ei näe. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu 29.03.2018 määruse number 4 Setomaa valla põhimäärus muutmise määruse ja palun volikogu liikmetel hääletada. Reactions nuppude alt saab anda poolt või vastu. Antud otsuse poolt oli antud 13 häält, vastu hääli ei olnud. Sellega on otsus, õigemini siis määrus vastu võetud. Kustutage oma hääletustulemused ära. Järgmine päevakorrapunkt on määruste kehtetuks tunnistamine. Ettekandeks sõna Martin Sulbile. Jah, teie ette kuvatakse siis kohe varsti määruse eelnõu, kus me tunnistame kehtetuks endiste omavalitsuste erinevad määrused. Algatuse sellise määruse eelnõu koostamise puhul oleme saanud Riigi Teatajalt, kes on siis läbi viinud üle Eesti väikese auditi just selles osas, et milliseid endiste omavalitsuste määrused veel kehtivad ja mis oleks mõistlik võib-olla kehtetuks tunnistada. Ja hetkel oleme teie ette toonud siis erinevad määrused, kus siis kas siis määruste kehtestamise aluseks olev seadus on muutunud kehtetuks või on Setomaa juba tollekohase regulatsiooni vastu võtnud ja meil on jäänud kahe silma vahele mõni määrus. Või siis on ka situatsioone, kus määrust ei ole enam vaja, vaid seadused reguleerivad täpsemalt juba mingit temaatikat. Ja loomulikult on olemas ka veel üks port määruseid, endiste omavalitsuste määruseid, mis vajavad veel ülevaatamist, aga need nõuavad juba siis Setomaa vallavolikogu määrust, et selle temaatikaga me tuleme jooksvalt volikokku. Et näidetena siin praegu eelnõus saab ka välja tuua, et näiteks teedele esitatavad nõuded, teeregistri pidamine, et seal on teeseadus muutunud või tunnistatud kehtetuks ja teeseisundi nõuded on juba hetkel kehtestatud siis ministri määrusega. Et võib-olla lühidalt kõik. Aitäh, Martin. Kaasettekandeks sõna Volli Röösikovile. Volli, lülita mikrofon sisse. Aitäh. Minu ettepanek on määruste kehtetuks tunnistamise eelnõu võtta vastu määrusena. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? Palun käega märku anda. Ei näe küsimusi. Aitäh ettekandjatele veel kord. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Palun käega märku anda.
Ühtegi sõnavõtusoovi ei näe. Enne kui läheme hääletuse juurde, Arno Varres, palun võtta oma hääletus maha, et me saaksime puhtalt lehelt alustada. Arno, saad sa maha võtta oma jah-hääle praegu? See on siis alt reactions nupp ja seal on uuesti kliki selle yes'i peale, siis saad lahti. Ei saa lahti, jah? Okei, siis ma küsin su käest eraldi üle. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine. Palun kõigil hääletada poolt või vastu. Arno, sul on poolthääl jätkuvalt sees. Kas jääb poolthääleks? Poolthääl jääb, jah. Ei taha ära enam poolt tulla. Nii, ma näen, et on 12 poolthäält. Lõpetan hääletamise. Eelnõu poolt on 12 häält antud, vastuhääli pole, sellega on määrus vastu võetud. Aitäh! Palun kustutage oma hääletustulemused. Ma korra segan vahele, et kas meil oli 13 volikogu liiget? Jah, ja järelikult keegi pole osalenud või on tehnilistel põhjustel jäänud kellelgi hääletamata. Edasi järgmine päevapunkt on vara soetamine. Ettekandeks sõna Erika Joonasele. Tere päevast kõigile vallavalitsusele ja volikogu liikmetele ja eelnõu kohaselt on siis ettepanek osta valla omandisse Pikk tänav 28 asuvad mitteeluruumid, plaanil tähistatud siis M2, M3 ja M4. Ostu eesmärk on siis see, et lasteaia juurest kolida raamatukogu uutesse ruumidesse ja vabastada praegune raamatukogu lasteaia täiendavaks 4. rühma avamiseks. Ja siin on siis kaalutud erinevaid variante, kuidas oleks võimalik 4. rühm avada, et kas siis hoonekompleksi juurdeehitusega või ka rentida moodulmajasid sinna juurde ja üks võimalus on siis see, et soetada ruumid Pikk 28 ja kolida siis raamatukogu ära sealt lasteaia juurest. Et sellega saaks uue hingamise nii raamatukogu kui lasteaed, et plusse on nagu mitmeid ja praegu on seal Pikk 28 need ruumid siis Värska Laht OÜ omandis. Seal on osa on kasutuses, osa on kasutusest väljas, et seal on kindlasti ka suur remont ees ja ma arvan, et seal tuleks ka kaasaegne sisekujundus asja juurde siis, et kui volikogu nõustub sellega, et osta 75 000-ga Pikk 28 ruumid ja maksed oleks siis 2 aasta peale jaotatud, et käesoleval aastal 37 500 ja järgmisel aastal siis teine pool summast 37 500. Ja valitsusel oli ka see sõnastuse muudatuse ettepanek esitatud,
kuidas see punkt 1 täpsemini sõnastada. Et see on lühidalt kõik. Aitäh. Kaasettekandeks sõna Vello Saarele. Tere kõigile. Teisipäeval toimunud eelarvekomisjoni koosolekul vallavalitsus andis siis ülevaate selle vara ostmise eelnõust ja põhjendustest, mis siin juba eelnevalt kõlas ja komisjon toetas raamatukogu jaoks siis uute ruumide soetamist, mis eelkõige seotud siis selle otsuse vastuvõtmisega. Ja komisjoni poolt oli siis eelnõu esitajale ehk vallavalitsusele tehtud ettepanek muuta eelnõus punkti 1 ja sinna lisada siis täiendusena see viide, et mis vahendite arvelt seda ostu finantseerida ehk siis lisada sinna täiendus suunamata vahendite jäägist ja koosolekul oli ka vallavalitsuse poolt antud info, et ettevalmistatud otsuse eelnõu on esitatud notarile läbivaatamiseks ja juhul, kui notari poolt on vajalik teha tehnilisi nii-ütelda täpsustusi, siis komisjon oli seda meelt, et me oleme igati taolise lähenemise poolt ja sellega nõus. Ja ma saan aru, et Erika juba siin oma ettekande lõpus viitas, et vallavalitsus on siis ka komisjoni poolse ettepanekuga arvestanud ja tulnud välja muudatusettepanekuga, et muuta otsuse punkti 1. Aitäh! Aitäh! Lugupeetud volikogu liikmed, kas on teil ettekandjatele küsimusi? Palun käega märka anda. Arno Vares, palun. Uute ruumide orienteeriv remondisumma, mis läheb, on keegi juba mõelnud selle, arutanud? Kes vastab, Erika? Ettekandja, Erika äkki oskab täpselt või Vello? Mul seda kalkulatsioonitabelit tegelikult siin ees praegu ei ole, aga need summad, mida siin kaaluti erinevate lahenduste puhul, siis ütleks, et kogu see soetamine pluss kolimised ja remondid oleksid nagu enam-vähem suurusjärgus, samas suurusjärgus kõik, et kui ma nüüd ei eksi, siis summa oli 180 000 on koos selle ostudega ja raamatukogu 180 umbes, jah. Remondisumma, sealt maha võtta see 75 ja see sisaldab seda ostu ka, jah? Jah, just. Aitäh! Aga summa on loomulikult vaja täpsustada, siin on ju hangetega tegemist, see on selline indikatiivne ja teadaolev. Aitäh! Arno, kas sul jäi teine küsimus õhku, tahad küsida või võtad lihtsalt käe maha? Jäänud, aitäh ettekandele, käsi ei taha mitte tagasi tulla. Volli, sulle küsimus? Jah, aitäh, mul ei ole küsimust, aga ma nagu toetan, et see käis meie arengukomisjonist ka läbi ja kõik olid nõus, et toetab selle asjaga. Aitäh, Volli, sulle oleks veel sõna andnud. Praegu küsimuste aeg. Kas volikogu liikmetel on veel küsimusi? Ei näe. Üks aplaus on. Margus Kraav, kas sa tahad aplodeerida või küsida? Tahan küsida tegelikult. Ja küsi. Et kas see 22 aasta, mis vahenditest sealt kasutatakse siis seda raha? Palun ettekandjatel vastata. Tuleb arvestada eelarve koostamisel sellega ja see sildi panek täna ja praegu ei ole kindlasti õige, aga jõuda investeeringute tabelisse peab jõud. Aitäh. Aitäh. Nii,
Arno Varesel on käsi üleval, ei saada ikka jätkuvalt maha, jah? Küsimust ei ole, selge. Lugupeetud volikogu liikmed, rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjatele. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Volli, sa juba natuke rääkisid ära, kas tahad veel täiendada? Ei taha, aga nagu öeldi, et kõik komisjonid on seda arutanud ja paistab, et on kõik enam-vähem nõus selle asjaga. Aitäh. Kas on veel teistel volikogu liikmetel sõnavõtusoove? Sõnavõtusoove ei näe. Lugupeetud volikogu. Volikogule on esitatud ka kirjalik muudatusettepanek, mis puudutab eelnõu punkti 1 ja seda uut sõnastust, mis on ka teile ette kuvatud. Siin on siis paar muudatust. Üks on siis tehniline muudatus, mis puudutab täpsustatud seda korteriomandi mõistet ja teine puudutab siis komisjonis arutatud, et kust need vahendid peaks tulema. Ma nüüd küsin Vello käest, et kas see valitsuse poolt esitatud muudatusettepanek vastab sellele, mida olete komisjonis arutanud. Vello? Täielikult. Aitäh. Kas kellelgi on küsimusi muudatusettepaneku kohta? Arno, sul käsi on jätkuvalt üleval, küsimust ei ole? Ei ole. Aitäh. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele muudatusettepaneku, mis puudutab eelnõu punkti 1 muutmist. Palun hääletada, kas poolt või vastu. Kolmteist poolt on tulnud, vastuhääli ei ole, võite hääletuse maha võtta, sellega on muudatusettepanek vastu võetud. Ja lugupeetud volikogu, panen hääletusele siin endale vähemalt, või Helle, sa jõuad meile selle ette panna eelnõu, maha juba tuli. Panen hääletusele Setomaa vallavolikogu määruse. Nihuta veel, natuke näita pealkirja ka. Helle. Panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse vara soetamine. Kes on selle otsuse poolt või vastu? Palun hääletada. Lugupeetud volikogu liikmed, palun hääletada. Lõpetan hääletuse. Antud otsuse poolt on 10 volikogu liiget, vastuhääli ei ole. Nii, vabandust, parandan, antud volikogu otsuse poolt on 11 volikogu liiget, vastuhääli ei ole ja 2 inimest ilmselt pole hääletanud. Sellega on otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on meil ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Ettekandeks sõna Erika Joonasele. Jah, aitäh. Teie ette kuvatakse siis kohe eelnõu, mille kohaselt soovime lugeda tuvastatuks Usinitsa külas oleva Veise maaüksusel asuva Lauda peremehetus. Otsuse eelnõu lisas on näidatud siis asendiplaanil ehitise asukoht. Viimane teadaolev omanik oli Asuri OÜ, kellel oli siis sõlmitud leping ka
ühe selle lauda kasutajaga, aga temaga sai ka räägitud ja dokumente otsitud, et ta seda enda omandisse ei ole saanud ja meil ei jäänudki nagu muud võimalust, kui siis kuulutada peremehetuks. Teade oli ajalehes ja ametlikes teadaannetes avaldatud ja ühtegi vastuväidet teate kohta ei esitatud, et siis saakski võtta punktis 1 nimetatud Veise maaüksusel asuv laut arvele võtta Setomaa valla omandina. Aitäh! Aitäh! Kaasettekandeks sõna Olli Kõrsikovile. Aitäh! Sain ka ühendust selle viimase rentnikuga ja tal ei olnud mitte mingisuguseid pretensioone, nii et minu ettepanek on, et ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine otsuse eelnõu vastu võtta otsusena. Aitäh! Aitäh ettekandjad. Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Ei näe ühtegi kätt. Volli, kas sa saaksid maha võtta praegu oma hääletuse? Selle juurde jõuame veel. Nii, ühtegi küsimust ei näe. Lugupeetud volikogu, kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Palun käega märku anda. Ei näe ühtegi sõnavõtusoove. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine otsuse. Palun hääletada. Otsuse poolt on antud 13 häält, vastuhääli ei ole ja sellega on volikogu otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa valla teehoiukava aastateks 2021 kuni 2024. Ettekandeks sõna Lauri Saarele. Tere ka minu poolt. Jälle kuvab selle otsuse lisa. Teed ja tänavad sai siis ka sel kevadel looduses üle vaadatud, hinnatud katendite seisukorda ja ka veerežiimide tagamise võimekust. Sel aastal oli planeeritud muidu eelarve järgi teede investeeringuks 91 405 eurot. Aga kuna lumetõrje teostamise ülekulu oli circa 56 000 eurot, et siis selle võrra on ka käesolevaks aastaks teede remondi investeeringute summa vähenenud 37 000 euro peale. Et tabelis rohelisega on tähistatud need lahtrid, siis, et kus on tehtud mingi muudatus, et kas on tõstetud järgnevaks aastaks või vähendatud summat või sootuks see tabelist maha võetud, kuna ka 2022 kuni 2024 aastate investeeringute summad on suhteliselt piiri peal, et korrashoid nõuab oma ja investeeringuteks on ka samuti teatud summa. Et minu poolt kõik. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Raivo Kunstile. Tere kõigile!
jah, majanduskomisjonil siis toimus e-koosolek ja komisjoni seisukoht on, et võtta otsuse eelnõu vastu siis otsusena, et olukord on selline ja kõik. Aitäh. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? Palun käega märku anda. Nii. Arno, palun. Lülita mikrofon sisse, Arno, muidu me ei kuule sind. Lugupeetud ettekandjatele. Kas ei oleks aeg investeeringut ja talvine hooldus eraldi eelarves kajastada? Selle rahaga tõesti 37 000 midagi enam ei tee. Aitäh. Kes vastab? Ma võin vastata, et lumetõrje tegelikult ongi eelarves eraldi reana. Investeeringud on kajastatud samuti eraldi, aga et katta ühe eelarverea ülekulu, siis tuleb seda teha teise teede valdkonna eelarvereast. Aitäh. Kas on veel küsimusi ettekandjatele? Küsimusi rohkem ei ole. Aitäh ettekandjad, lugupeetud volikogu liikmed, kellel on sõnavõtu soov, palun käega märku anda. Vello Saar, palun. Jah, Arnol on nagu väga õigustatud küsimus ja selles osas tõesti see tulemus, mis on mõeldud siis parendustöödeks 37 000 ei ole iseenesest ju mingi selline suur rahahulk, millega edasi liikuda, aga minu välja või sõnavõtu mõte on see, et kuna järgmisel kuul me hakkame menetlema lisaeelarvet, siis võib-olla see on nagu koht, kus tekivad mingisugused mõtted ja plaanid ja igal juhul eelarvekomisjoni poole pealt ma või eelarvekomisjoni esimehena luban ma nagu meeles pidada seda, et see lõige, mida lumi ja talv tegi, kaunis karm olnud ja võib-olla jah, on mingeid alternatiivlahendusi. Aitäh. Aitäh. Kas on veel sõnavõttu soove? Vello, sa võid käe maha lasta, aga ma võtaks ka ise sõna ja seekord ma tahan nõus olla nii Arno kui Velloga, et tegelikult jah, need ongi, üks on investeeringute all ja teine on püsikulude all. Ja praegusel hetkel võib-olla isegi on natukene ennatlik nende investeeringukulutuste kärpimine, aga selles mõttes ma loodaks jah, et kui me lisaeelarvet teeme, et siis meil võiks olla äkki võimalus ikkagi teehoiu investeeringuid taastada, nii et ma toetaks nagu seda mõtet. Et siis me saame ka vajadusel oma investeeringu või teede investeeringute asja üle vaadata. Nii, kas on volikogu liikmetel veel sõnavõttu soove? Ei ole, lugupeetud volikogu. Panen hääletusele seda valla teehoiukava aastaks 2021 kuni 2024 kinnitamise. Palun hääletada.
Nii, ma loodan, et kõik on saanud hääletada. Üks inimene on hääletamata, aga 10 poolt ja 2 vastuhäält. Sellega on otsus vastu võetud. Lugupeetud volikogu, lähme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on Setomaa vallas korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord. Ettekandeks sõna Ulvi Ooperile. Tere päevast minu poolt ka lugupeetud volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed ja külalised. Teie ees on siis määrus Setomaa vallas korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord. Käesolev määrus on siis teisel lugemisel. Määruse eesmärk on soodustada korterelamute rekonstrueerimist Setomaa vallas. Toetust antakse KredEx toetusmeetme korterelamute rekonstrueerimise toetamine kaasfinantseeringuks. Ja selleks on Setomaa valla 2021. käesoleva aasta eelarvesse planeeritud vahendeid kokku 5000 eurot. Toetust saab siis taotleda korteriühistu eelarve aasta kestel. Taotlusi finantseeritakse eelarveliste vahendite olemasolul. Korteriühistu saab taotleda toetust oma finantseeringuks üks kord ja ainult ühele projektile kuni 5000 eurot eelarve aasta jooksul. Taotluseks oleks siis koopia KredEx taotlusvormist, mis tuleb esitada Setomaa vallavalitsusele ja kaasas peaks olema siis ka positiivne rahastusotsus KredExilt. Ja taotlusi menetleb Setomaa vallavalitsus. Käesolev määrus toetab Setomaa valla arengukavas seatud üldist eesmärki, milleks siis on Setomaa valla eluasemefond ja kommunaalteenused on 2029. aastaks keskkonnasäästlikud ja kvaliteetsed ning vastavad elanike vajadustele. Aitäh! Aitäh, Ulvi. Kaasettekandeks sõna Raivo Kunstile. Nii, aitäh! Komisjonis käis ta 2 korda ja eks seal mõtteid on, aga antud olukorras on siis niimoodi, et lõpetada teine lugemine ja komisjoni ettepanek see eelnõu määrusena vastu võtta. Aitäh! Aitäh, Raivo! Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda. Ei näe ühtegi küsimust. Aitäh ettekandjad, kas volikogu liikmetel on sõnavõtu soove? Ei näe ühtegi sõnavõtu soove. Nii, nüüd ma pean ütlema, et Rein, võta hääletus maha, võtsin maha, kellel meil veel on siin üks hääletus peale. Raivo, sa võtad aga praegu maha, et saaksime puhta lehelt minna hääletusele. Nii, aitäh. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallas korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja korra, kes on selle määruse poolt või vastu, palun hääletada. Määruse poolt on 13 volikogu liiget, sellega on määrus vastu võetud. Lugupeetud volikogu, järgmine päevakorrapunkt on avaldused kirjad. Kas volikogu liikmetel on mingeid kõnesoove, sõnavõtusoove, mingeid avaldusi, eelnõusid? On siis käega märku anda. Ei näe ühtegi ettekandega avalduse soovi. Ja siis räägime ka natukene järgmisest istungist, et
meil peaks olema järgmine eesseisus reedel 21. kell 11, nii on meil tööplaanis fikseeritud, aga mul on volikogule ettepanek, et teeksime eesseisuse päeva varem, neljapäeva 20. mail kell 11. Mulle endale ei sobi kuidagi see reedene päev. Kas eesseisuse liikmetel on kellelgi selle vastu väga midagi või kellaaja osas ettepanekuid? Küsi, jah. Kas nagu Zoomi kaudu või kohapeal? No praegusel hetkel tundub, et veel vist Zoomi kaudu teeme. No, seisame ükskõik. Selge. Et jah, siis teen ettepaneku, et eesseisus oleks neljapäeva 20. mail kell 11 ja Zoomis ja volikogu siis neljapäeva 27. mail kell 15 ja seda otsustame siis juba jooksvalt volikogu eesseisus, kas tuleb päris koosolek või teeme veel Zoomis. Jälgime olukorda. Aitäh kõigile ja ilusat päeva jätku.